Tere tulemast Musta Kassi Taro lugemisse neitsid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 3.–9. august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin õigluse kaardiga. Kui teil nüüd olid mingid asjad pooleli, mõned paberid kuskil ajamata, mingisugused otsused tegemata, mõned juriidilised probleemid lahendamata, siis nüüd peaksid saama need lahendatud. Et õiglus on teie poolel, mis iganes teil vaidlused võisid olla, siis need nüüd lahenevad ära ja õiglus jääb teile. Edasi tuleb siit karikate 9, see räägib soovide täitumisest. Kui te olete midagi soovinud, siis universum täidab need ja kui te veel ei ole soovinud, siis nüüd on aeg oma soovid kirja panna ja universumi poole teele lähetada. Edasi tuleb teil siin mõõkade 5. Mõõkade 5 on võitluse kaart. Aga see on selline võitlus, mis võiks pidamata jääda. Sellepärast, et selle võidu hind, kui te selle võidate, on liiga kõrge. Te pärast kahetsete, et te seda üldse alustasite. Siis tuleb tähekaart. Tähekaart räägib usust, lootusest, tervenemisest, andestusest. No ta ongi selline positiivne kaart, nagu selles mõttes, et kui tervis oli kehva, läheb paremaks. Kui suhted olid halvad, paranevad. Ta nagu teebki kõik heaks. Tähekaardiga on ka see, et kui me näeme taevas langevat tähte, me ikka soovime midagi. Nii võib ka selle tähekaardiga soovida. Et 2 soovikaarti on siin. Karikate 9 ja täht. Karikate 9 muidugi räägib sellest ka, et ikkagi hästi palju tuli välja seda karikate 9 kõikidele tähtkujuhdele siin jõulude paiku, et soovige. Et kui te jõudsite soovida siin aasta alguses või millal iganes, et siis nüüd on aeg, et need soovid hakkavad täituma. Alumises reas on teil Hierofanti kaart. Tema minu jaoks on tarkuse tagaajaja. Tema on selline inimene, raamatukoi, kes istub kuskil arhiivis ja vaatab seal kõiki neid ürikuid ja asju, õpib sealt igasuguseid tarkusi, et temale meeldib ennast asjadega kursis hoida. Aga ta tähendab nüüd seda, et kui teil on palju endal tarkust, siis te võite õpetada teisi, aga kui te tunnete, et teil mõnes valdkonnas teadmised on vajaka, siis te võite minna ka õppima. Et praegu hakkab sügis tulema, võib-olla saate kusagile kursustele ennast kirja panna või üldse kooli minna, et igas eas võib õppida. Ühesõnaga, kui on tarkust endal palju, õpetage teisi, kui piisavalt ei ole, õppige juurde. Edasi tuleb siit karikate 8. Karikate 8 kaart räägib sellest, et te tunnete, et teil elus on midagi puudu. Aga mis see on, te täpselt veel ei tea. See on nii nagu poes. Lähen poodi, midagi tahaks, midagi head. Jalutate seal riiulite vahel ringi, vaatate seda ja vaatate teist. Ei ole ikka päris see. Ei teagi, kas ma tahan täna torti või tahan ma vorsti. Aga siis, kui jõuate selle õige asjani, siis te näete ja tunnete selle ära ja mõtlete, seda ma nüüd tahan, selle ma ära ostan. Nii on ka selle karikate 8-ga. Kui te temaga kohtute selle asjaga, mis teil puudu elus on, siis te teate seda, et seda mul oligi vaja. Ja viimane kaart on teil siin müntide äss, mis ütleb seda, et kõik on suurepärases korras. See on selline kaart, et ainult rahaasjad ei ole korras. Rahaasjad on niikuinii korras, aga ka kõik muu on korras, et suhted on korras. Ta on nagu täiuslikkuse kaart. Nagu selline, et tõesti on kõik väga hästi. Jah, vot selline lugemine tuli teile, armsad neitsid. Soovid. Soovid täituvad, kõik läheb paremaks, ärge alustage seda võitlust. Pärast võib-olla peate kahetsema, et oli hind liiga kõrge. Ma ei tea, kaotate mõne sõbra, mis iganes võib olla.
parem on hoiduda igasugustest konfliktidest, eemalduda olukorrast, kui see on võimalik. No kui ei ole, siis läheb nii nagu ikka. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöiale üles, võite ka kommenteerida. Kohtume järgmisel nädalal.